Jumalale. Seda on nii hea kuulata. Kõike seda toimuvat, ma mõtlesin, mis toimub selles vaimu tasandi sees. Ja noh, ma usun, et ka teate, kord kui issand ütles mulle seda, kui ma vaimus olin temaga, ütles, et ja sina kõneled vaimule. Ja ma saan aru hiljem, tähendab, iga need asjad antud hetkel nii pärale küll kohe ei tule, kui ta sulle neid asju ütleb. Ja hiljem sa hakkad nagu asjades nägema, praegu ma nagu palve ajal või siin tunnetasin ja kogesin ka seda, et üks asi on see, milles näiteks vend palvetab ja ütleme vend, mille sees liigub, aga hoopis teine ja uus tasand on see, mida vend selle asja sees näeb, kus kohas ta liigub. Ja see, mis ta sõnadesse paneb, on nagu teistele, kes kuulevad, on ta natuke midagi muud kui see, mida sa ise näed selle sees, mida sa edastad. Vaadake, seal prohvet oli see Jesaja, kes ütleb niimoodi, et küsi minult rahvaid, küsi minult ja ma annan sulle. Aga siis võiks teha ju kokkuleppe, hakkame küsima seda ju Jumala käest. Et ega see väga vale palja, nii kuidas võiks öelda. Aga palun väga küsi. Küsi. Teate, need asjad niimoodi ei käi ka just, ütleme selles tasandis ma näen. See asi sünnib issanda lähedal olus. Sul ei ole sinna mitte midagi juurde panna, sa oled seal issanda endaga ja siis sa küsidki, kui tema annab seda sul küsida. Sest iga asi vaimusfääris, teate, saab alguse temalt ja seda teeb su süda. Ja selle kohta ta nimetab, need on elava vee jõed, mis voolavad. Teate, kogu meie vaimuelu, ma ei tea, ma ütlen ka, et kui palju aastaid mul läks selleks nagu, ma ütlen aega õppida, ma ei õpigi, mis iganes õppida, ma teen järeldusi issandega koos olemises. Aga neid ei õpetata, teate neid asju. Küsi minult, issand annab. See pole inimene inimeselt, saame aru. Seda teeb Jumala vaim sinu, nagu ta ütleb, nendes koskede kohisemises sünnib midagi seesugust, millel ei ole inimsõnu. Teate, see on see võõraste keeltega või see artikuleeritud häälduse läbi välja öeldud sõnad, kus Jumala vaim fikseerib seal sees asju, millel ei ole inimlikku seletust, kuulge armsad. Ja nüüd inimesed avaldavad seal oma arvamusi. No arvake edasi, ma ütles. Tähendab see inimlik hingemaailm ei tähenda seal mitte midagi seal juures. Vaata, kui sul on au antud liikuda Jumalaga selles vaimu olemises, sa näed asju. Ja vaata nüüd, mida sa näed, nüüd sellel sa annab tuld nende asjade pihta. Ma räägin praegu ühes vaimu keeles, kui sa selle sees oled ja näed neid asju ja kohtad neid asju. Ma räägin, seal on koos tuli ja vesi justkui. Seal ise tegevus puudub üleüldse. Mis sa asjast arvad? Seal ei ole sul midagi arvata. Seal on ainult liigu, uju Jumala jões. Aga see on see, mida tema annab liikuda. Selle sees sa liigud. Ja selle sees, ma ütlen, on midagi nii magusat. Sa ei taha kunagi sealt väljuda. Ma ei tea, mina kogen seda niimoodi, et see on nii magus, see on nii hea, see on nii super ja hüper ja nii hea, et seal on üks nii-öelda tantsupidu käib justkui seal sees. See on niisugune rõõmu tundmine. Suuremat rõõmu ei ole, kui issanda rõõm asetub meie sisse. Mida sa võrdleksid püha vaimu sees oleva rõõmuga, kui sellega täidetakse kogu sinu anum on täis teda. Ja siis sa selle sees oled nagu liblikas lendab. Või ma ei tea, liblikas saab kotka lend seal peal. Sa kaod ära. Teate, seal sees on midagi nii võrratut. Maitske ja vaadake, kui hea on issand. No anna oma ööle vennale maitsta, no maitse, no vaata, no proovi, no näe, no kuidas, mine, no kuhu sa lähed? Saad aru, see on kõik sünnib tema endaga suhtes, nagu lapse ja poja vahel või isa ja poja vahelises selles suhtes. Vaadake meie kõik maiselt, kui me räägime seda maist keelt, et meie maised, meie isad, noh, kes me oleme isad, okei, emad samamoodi, mõelgem vaid, te tahate oma lastele head käekäiku. Te tahate elu korda minekuid.
Te tahate, et lastel läheks paremini kui teil. Et mida teie olete elus ka korda saatnud, et teie lapsed jõuaksid kaugemale, kui teie jõudsite, teie ajas ja teie olus ja teie olukordades, kus te olite. See on iga loogiliselt mõtleva olendi, kuidas ütleme, selline olemine. Et sa mõtled poegadele. Ja kujutate ette, meie oleme Jumala pojad. Ja me arvame, et Jumal on kogu aeg kaikaga meie juures, et meile jälle anda kaigast õppetundi. Meil on nii väärastunud see inimlik. Saad aru, see rikub ära kogu selle ilusa, mis vaimusfääris toimub. Sest Jumal mõtleb oma imelisi unistuse mõtteid igast oma pojast. Vaat siin ühed peavad ka õppima olema pojad. Ja ma ei tea, mis iganes, vennad peavad õppima olema pruudid ja nii edasi. Teate, see vaimne keel on natuke teistsugune. Ja nagu me ütleme täna, et teate, kui õnnistatud on täna Eestimaa, usud sa, et Eestimaa on õnnistatud maa? Siis miks sa siin maal elad, kui sa ei ole õnnistatud? Siis on koli ära või ma ei tea, mis sa teed. See maa on õnnistatud maa. Teate? See linn, kus me täna asume, on püha talle linn. Näe seda, räägi seda, käsitle seda, ole selle keskel, räägi elusõnu selle üle, selle sisse. Ma kuulsin täna üks vend ütles, et teiselt maalt tulnud, tegi Tallinnas ekskursiooni, siin kuskil nägi midagi seal, et oli kuskile kivi peale kirjutatud 1918, ta sai aru sellest, et siin on midagi tegemist Eesti iseseisvusega. Ja siis ta nagu küsis selle peale, aga seda on huvitav nagu mõtiskleda, lihtsalt ühe lihtsa mõtte peale, et aga kas te teate, mis sünnib aastal 2418? Talle linnas tähistatakse 500. Eesti vabaduse aastapäeva. Ta küsis, kas me elame ka täna selle mentaliteedi ja hoiakuga? Kas me nii-öelda investeerime oma elu ja palved ja tähelepanud ja olemised sellele maale, kuhu tuleb Jumala õnnistus? Vahel vaadates valitsuse peale, küll ei ärata just kui. See nagu on vasturääkivuses. Kurat vahib vastu, tead, niimoodi umbes. Ei ole kerge. Saad aru, võitlus on meie sees. Aga me teame, me elame sellel maal, kes on õnnistatud maa. See on elav, teate, see maa on elav. Me räägime elus sõnu selle maa sisse. Me istutame elus seemneid oma seest selle maa sisse, sest tegemist on elava sfääriga. Halleluuja. Jumala rahvas. Ma ei tea, ma karjuks tead seda välja. Tõuse, paista ja sära. Sest issand auhiilgus on selle rahva peal. Ja kui sul on midagi muud räägitud, heida minema see koorem. Viska minema see. Sest me kanname üksnes seda, mida issand on meie peale pannud. Ta ütleb, ta on meid pitseerinud oma pühavaimu pitseriga. Kuulge, me oleme issanda poolt pitseeritud. Rääkigu inimesed meile, mida räägivad. See ei kuulu komplekti. Need me ei ole. Jumala rahvas, me ei saa elada oma identiteedikriisiga. Kui Eeva elas, ma saan aru Eedeni aias, see madu või saatan või kurat või kes ta iganes on, tuli tegema pakkumist Eevale. Ta sai teha pakkumise siis, kui ta elas identiteedikriisis. Näeme seda. Söö sellest puust ja siis sa saad olla nagu Jumal. Ta oli loodud Jumala näo järele. Mis tal puudus, ma küsiks? Ma räägin täna, mis meil puudub täna? Miks kuradil läheb korda vahel petta meid? Teate, see on see, et ma teadlikult astun Kristuse lõpetatud töö peale, sest ma tean, see on uus leping, mille taevas ja maa on sõlminud, et Jumala tahe teostub sellel maal. Ma teadlikult astun, ma ei lähe identiteedikriisi, ma ei kuula saatanat,
ma ei lähe hingealasse vaatama, mis väljaspool on, vaata, mida see ütles, vaata, mida see tegi, vaata, mis seal toimub, vaata, mis olukorrad on ju. Ma saan aru, ma igal hetkel võin ära kaduda selle sama identiteedikriisi sisse. Aga teate, Jumal on midagi teinud meie sees, midagi vapustavat. Ta on andnud meile poja seisuse ja ma tahan rõhutada, poeg elab sellest, kes on isa. Ja see on punkt. Eila ma kuulasin seal lihtsalt, ma ütlen vahel lihtsalt kuulasin seal kedagi, keegi rääkis, kes on Jeesus ja tore on kuulata, kes on Jeesus. Aga siis ta hakkas nagu seal tõi selle ühe mõtte, ma toon lihtsalt temast nagu selle ühe mõtte esile just, et see, ma räägin sellest asja põhimõttest. Mitte, õige, vale ja me anname hinnanguid ja selles hea ja kurja tundmise puus toimubki selline hinnangute andmine. Et seal see vend ütles ka, et Jeesus oleks võinud ju teha seal ei tea mida. Ta tõi piiblist mõned seal näited, et ta oleks võinud seal teisigi tervendada ja ta oleks võinud veel teha seal seda ja teist ja kolmandat ja neljandat ja viiendat ja tal pikk register oleks olnud, mis ta oleks kõike võinud teha. Aga me vahel arvame asju nii. Aga ma ütlen, ta ei ole saanud teha mitte midagi. Kui just seda, mida ta tegi. Aga meil on kujutelm, inimlik nagu fookus, teeme seda, teeme teist, teeme kolmandat. Teate, asjad ei ole üldse meie käeski. Mida sa seal teed, ma tahaks teada. Ta Jeesus teeb vaid seda, kelle juurde läheb isa. Ja kui isa tervendab Jeesus. Jeesus ei saa kellelegi elu anda, kui isa ei anna elu. Vaata, me mõistame asja sisu ära. Vaata, kui see sisu on kõige kallim meie vaimus. Et ma näen teda, ma kuulen teda. Ja nüüd ma lähen selle järele, mida ma näen ja kuulen. Ma räägin seda, sa ei saa õpetada mitte kellelegi. See on isiklikus issanda lähedal olus sündivad asjad ja olevad asjad, on ju. Et ma tean, ma olen tema armastatu. Ma ei saa masendusse sattuda, teate. Mis siis, et kui ma ka vahel lähen? Mis sellel ei ole üldse tähtsust? Aga ma tulen sealt väga ruttu välja. Amen. Mul on isa, saad aru? Nii et vaadake, ma toon siin mõned pildi lihtsalt. Vaadake, kui Jeesus on Galilea järvel koos oma jüngritega ja jüngrid on ühel hetkel saavad aru, väljas on torm. Ma küsiks Jeesuse käest, Jeesus, kas sa tead, et väljas on torm? No ja Jeesus ütleb, no ja siis, pane ilusti magama. Jüngrid vaatavad, appi, aga me hukkume. Kas sa üldse neist ei hooli? Ei, no Jeesus ütles, me läheme teist pool järve. Oot, mis teil probleemiks on siis? Väljas on torm. Assoo, on ju, mis nüüd teha? Jeesus küsib, kus teie usk üldse on? Tahaks teada. Ma ju ütlesin sõna, me läheme teist poole järve. Kuhu teie pilk vahepeal kadus? Mis te, millega te tegelete siin paadis? Me hukkume. Mis te tegelete hukkumisega või? Saame aru, ma räägin asja sisust. See on tulnud, kogu Jumala elu arsenal on asetatud täna sinu ja minu sisemusse. Meie tähelepanu jookseb meie sisse. Ma vaatan, mis sünnib täna minu vaimu olemises. Sest seal elab tema, seal ma suhtestun temaga, seal ma kuulutan teda, seal ma vabastan seda sõna sellele maale kui seem neid, mida tema annab mulle näha, kogeda ja tunda. Saame aru mõttest, on ju? Mulle endal ei ole, ärme arva, et Jeesus käis maa peal, nagu võttis õhust asju ja viskas seal muidu ette asju. On öeldud, jah, ta tegi mõnes paigas kogu selle paiga haiget terveks. Aga ära arva, et ta oleks võinud veel teha seda ja teist ja kolmandat. See asi ei tööta lihtsalt niimoodi. Võime arvata, mida arvata võime, on ju. Ta teeb vaid juhindudes isast. Ma räägin, kuidas tegeleme meie. Juhindudes täna Jeesusest oma elu allikast. Meil ei ole oma allikat väljaspool teda. Tema ongi meie allikas. Tema ongi eluvee jõgi. Ta ütleb, see saab kõigepealt allikaks sinu sees, päästes. Ja siis, kui tuleb püha vaimsu üle, on ta eluvee jõgi, mis voolab välja ja täidab seda maad. Halleluuja. Vaat seda sa pead vaimus nägema. Halleluja, laste staatus on väga vapustav. Laste staatus.
nii et ma tahan öelda seda, lihtsalt seda öelda, et teate, kui suur rikkus on meie sees. Me peaksime hüppama, röömustama, tantsima elu pärast meie sees. Ära kunagi mõtle, oi, kui ma ühel päeval selle saavutan. Mille sa saavutad? Kuhu sa saavutad? Keegi juba omandas sinu. Siin on ainult tee silmad lahti ja vaata, kelle päralt ma nüüd olen, kelles ma elan, kes ma nüüd olen, kuhu ma kuulun. Ma olen tema omand. Halleluuja. Tema ei ole üksnes minu omand, see on tagajärg. Aga esmalt olen mina tema omand. On ju? Sest see taevane eluvool läheb meist sellele maale ja see maa ootab pikisilmi nende Jumala poegade esile tulemist. Kus nad on, kes nad on? Kõik need, kes on kontakti saanud taevase eluallikaga. Kõik päästetud Jumala lapsed on seal. Võimas. Teate, see on elu, mis voolab välja täna Jumala laste poegade sisemusest. Seda elu ei minda õppima kuskile. No õppida võib ka, aga ma pean selles ka kuulma Kristust. On ju sama aru? Kristus minu elu. Selle avalikuks tulek. Halleluuja. See on super ja hüper. Teate, Jeesus seal paadis ja rahulikult magab. Jüngrid on paanikas. Mis meist saab? Me hukkume. Ma tahan öelda, et küsida täna seda, et vaata nüüd, esita endale või ma ei ütle isiklikult sinule, mina esitan samamoodi endale. Sel päeval, kui ma olen paadis, aga ma tean, Jeesus on ka paadis. Kuidas sa hukkud? Kuidas on lood Jeesuse hukkumisega, räägi. Aga hirm on meil nahas. Meil on identiteedikriis. Aga Jeesus on paadis. Siis sa panedki Jeesuse kõrvale, kui sul on kriis. Ja, ei ma just räägin, aga ma ütlen, et vaata seda, kes on suga paadis. Ma saan aru, minu sees võib hetkel olla identiteedikriis. Mina võin olla oma hingealas appi karjes ja ahastuses. Aga kes on paadis? Sa ei saa olla üksinda, kus teda ei oleks. Tema on igal pool enne ees juba, kuhu sa läheksid. Mida sa teeksid? Tema on juba ees. Aga nüüd jälgida vaid ainult teda. Ma tahan öelda, kui super. Kõrbes nad lihtsalt tõstsid selle pilgu sellele vaskmaole ja hääl kõlas, kes seda vaatab, peab elama. Ei küsita, mis rohtu sa sisse sööd, mis spordiga sa tegeled ja kui tubli sa oled ja aukraade ja mida sa elus saavutanud oled. Ei. Need on maised asjad, need on kaduvad asjad, need on lõppevad asjad. Ma räägin sellest elust, kes on Kristus sinu ja minu sisemusena. Oi, see on hea. Halleluuja. Oi, millise pärandi kaasosalised me oleme. Ma ei tea, mida sellega peale hakata. Tead, see on lihtsalt nii hea, et kuidas seda kirjeldada või öelda. Me oleme täna uue lepingu need kaasosalised, mida Kristus saavutas. Teate, kui me seda ei näe, ma ei tea, kus me siis üldse oleme, elame. Kes me siis üldse oleme? Tead, see on nii hea asi, et mis saaks veel hea olla, mille kohta sa võiksid öelda ülim asi. Teate, see, et ma olen tema omand, et ta on mind võtnud endale ja ta on palunud otse kui soovi elada minu ihutemplis, olla minu templi issand, avalikustada ennast läbi minu templi. Aga ma ei saanud ju ennast talle anda, kui ta poleks seda küsinud minu käest. Aga see kui päev ma ütlesin talle, jah, issand, ta ütleb, sõna räägib ju, ta tuli omade juurde, omad ei võtnud teda vastu, aga neile, kes teda vastu võtsid, andis ta selle meelevalla saada Jumala poegadeks. Kes ei ole sündinud lihatahtest ega verest lähtuvalt või sellest pärandist, vaid kes on sündinud Jumalast. Oi, see luu on väga hea. Kui sa oled sündinud Jumalast, räägi, kus su garantii ja kindlustus on nüüd. Kuidas inimesed kindlustavad oma elusid täna maa peal, ma ütlen, kas te tahate siia igaveseks jääda või? Ja mis te mõtlete sellega, et kindlustate oma elu? No võib-olla seal on mingid tagamõtted, ma ei tea, mida keegi mõtleb.
aga meie kindlustatus on Kristus. Tema kindlustas minu. Ja nüüd, kus sa elad? Kuidas on öeldud laul 91, kes elab kõige kõrgema kaitse all ja alaliselt viibib selle kõikväelise seal varju all, seal kindlas mäelinnuses. See on kindlustus. Mis ümberringi torm tähendab või mingid sõjad käivad ümberringi? No mis see korda läheb tähendab? Küsimus on, kes sa oled, kus sa oled, kuhu sind on asetatud? Mida Golgatal Kristus sinuga ja minuga on teinud? See maksab. Halleluuja. Teate, kui sa loed seda, ta suri minu eest. No ma tulen siin sõna juurde, ma toon mõned kirjakohad esile, aga meenuta seda, mis on kirjas. Ma toon siin mõningad momendid esile. Tead, see kõik on nii hea. Ma toon mõned lihtsad kirjakohad siin esile. Näiteks 1. Peetruse 2.24. Kuidas sa seda loed? On öeldud, ta kandis ise meie patud, mis kuulusid meile. Meie patud, meenuta, ta kandis meie patud. 1. Peetruse 2.24 ütleb. Oma ihus üles ristipuule, et meie olles surnud pattudele elaksime õigusele. Nüüd, kuidas mina seda kirjakohta näen? Ja nii-öelda igaüks annab ju oma enesele tõlgenduse. Saate aru, meie kõigi sees on üks tõlgendus. Mõistame, minu õigus Jumalas on olla surnud pattudele. Punkt. Minu õigus, see on Kristuse õigus. Meil ei ole suuremat õigust ega vähemat õigust. Teate, Jumala ütleme, arvamine meie kohta kunagi ei ole tõusuteel ega languse teel, nagu selle maailma need graafikud käivad üles alla. Saate aru? Ühel päeval Jumal ütleb, oi, ma olen sinust pettunud. Teisel päeval Jumal ütleb, oi, ma olen sus üllatunud, millega sa hakkama said. Seda võib su tööde juhataja sulle öelda. Mitte Jumal, armsad. Niimoodi Jumal ei räägi. Ma olen pettunud sinus. Jumal teab aegade alguses juba tänast, kus ma olen jõudnud temas. Tal ei ole ükski asi üllatus. Meie üllatume siin vahel. Lootsin temast midagi, aga ime. Ei olegi nii asjad, kuidas ma lootsin. No need on niisugused pettused. Aga ma räägin, õigus. Meil on Kristuse õigus täna on ju. See õigus on olla patuta. Sest Kristus tegeles juba sellega 2000 aastat tagasi. Kui me oma inimliku loomuse toome nüüd mängu, siis läheb mäng segamini käest. Siis me enam ei saa millegist aru. Aga inimlik läks ristile. Halleluuja! Sest ta suri ristil, ta valas vere ja inimlik suri seal. Veri pesi ära, kõik patud. Vägi on täna veres. Uus leping töötab täna Kristuse veres. Ülestõusmise vägi sai alguse sellest, et ta valas oma vere. On ju? Poja staatus tuli esile, et meid koos temaga ülendati taevasesse seisundisse. Sa ei ole enam maine. Vaata, ilmutusraamat ütleb häda neile, kes täna maa peal elavad. Seal on kurat lahti lastud. Seal on tormid, seal on sõjad, seal on möllud. Ma küsin, aga kus sina ja mina oleme? Taevastes. Taevastes paikades, Kristuses, Jeesuses, kuhu Jumal on meid asetanud. Meie vaade on vaadelda teda. On ju, näed teda, oled nagu tema. Mina ei tea, kuidas. Kes katmatu palgega vaatlevad, katted uues lepingus öeldakse, mis väga huvitav on veel, et see Jeesus ütleb, mina olen tõde. Ja see kreekakeelne sõna, ma kuulsin, üks vend lahkas seda ütles huvitavalt, et see sõna tõde tähendab nagu kattele ei või nagu sellele põhimõttel katte maha võtmist. Nüüd sa näed asja nagu asi on, kui Jeesus ütleb, mina olen tõde. Vaat see nüüd see isiklik tema tundmine. See on päris, teate, mõtlema panev asi. Sa loed ka siin 2. Korintuse 3. peatükis, ta ütleb ka,
alles Kristuses võetakse katted maha. Ja huvitav, et see on sellest sama, nagu see sõna mõte on seal. Ei kattele või noh, et sa oled nagu kattele oled öelnud ei. Tähendab, sa oled tulnud valgusesse tema enda sees. Sa näed asju nagu temas asjad on. Nii nagu tema asjade kohta ütleb, nii sina näedki seda. Aga see kõik sünnib vaimu olemisesse. Sest me oleme tulnud ju patu ja selle surmaseaduse, noh, selle seest oleme väljunud. Me oleme tulnud eluvaimu seaduse alla. Halleluuja, eluvaim, see on nagu prožektori alla elada. Tema eluvalgus ongi sinu ja minu eluvalgus. Tema valguses ma näen üksnes valgust. Tema tões ma teangi ainsana seda, kes on tõde. See on isik, see on Kristus. Siin pole minuga nagu enam selles mõttes inimesena pistmist. Siin on pistmine temaga. Halleluuja. Teate, millele tema annab hinnangu ja ütleb, sa pead elama. Sest kõik kuradid vaikivad seal. Ükskõik kui palju surma nad on maale külvanud, mida nad on korda saatnud. Seal ei ole sõna õigust kellelgi öelda. Sest sa elad tema eluväes. Keegi ei saa sind rajalt maha võtta. Mille pärast? Sest sa oled tema rajal. Tema on pannud seda rada liikuma. Aga nüüd on küsimus, kas ma näen ennast niimoodi? Halleluuja. Sest selles poja, teate, see kui me elame oma isa armsuses, oma isa kallistustega, elame, kui me täna nagu ka maises elus, meil on lapsed ja me tahame neile parimat. Kas te arvate, et taevane isa, kes on armastus, ei taha meile oma parimat? Palju rohkem kui meie oma lastele. Tead, siin ei ole midagi, millega võrrelda. Aga üks eksitus on kusagil. Jah, vaat see on see hingelise maailma käigud. Me saame igasugust infot siit ja sealt ja meile tulevad igasugust asjad. Ja nüüd me tõmbame selle paralleeli kohe Jumala peale ka. Pilt on Jumalast ka läinud, sest me elame ühes vales, ühes väärastunud arusaamises on ju. Aga nüüd, kui sa tuled isa, nagu hüppad isa sülle korraga, isa võtab su vastu. Nüüd ma tean, kõik, kes minu issi on, see olen ka mina. Mina elangi tema pärandist. Mul ei ole pärandit lahus temast. Ja nüüd, kui sa loed, see, mida Kristus on öeldud, ise kandis meie need patud oma ihus ristipuule, siis ta kandis meie patud. Millest me räägime? No edasi peaks ütlema, on tegemist uskmatu rahvaga. Nad ei usu. Nad lihtsalt ei usu. Lihtsalt ei usu, mida Jeesus tegi. Aga mis asi on usk? Teate, ma ütlen, see uskmatus kui needus kõrvaldati iga päästetud Jumala lapse seest. Kuidas kuradil õnnestub panna seda uskmatuse nii-öelda neid seemneid meie sisse? Ainult ühe asja läbi. Ma ei tea tõde. Mul ei ole tõde. Mul on ainult arvamised. Ja arvamised, mida teised räägivad. Mida mulle juba lapsepõlves on õpetatud. Või kus ma olen üles kasvanud. Või mida ma olen kuskilt üles korjanud. Iseendale ka aru andmata ja teadmata. Miks ma seda usun? See on ainult puudus. Jah, ma tõde ei tea. Ja nüüd, kui ma tõde tean, tõel on võetud kõik varjud maha. Seal ei ole varje. Seal ei ole pettusi. Seal on ainult tema, kes on kõneleja sinu ja minu ellu. Halleluuja. Mina ja tema. Tema ja mina. Halleluja. Seal ei ole kunagi puudu jääki selles. O Jumal, anna mulle nüüd armu selles või teises asjas. Või no, ma lihtsalt seal tänan. Ma olen poeg. Ma olen nii, kui see kadunud poeg tuli koju, okei, segased lood ja ajud segamini, kõik on sassis, on ju. Aga isa embusest ta sai aru, ma olen armastatud, ma olen vastu võetud. Mis siis, et see vanem poeg kodus rügab tööd teha ja ometi, et saada üks päev pojaks. No, ole kui sulane tahes, aga sa ei saa kunagi pojaks sellisel teel, et sa oled tubli oma isale. Ja täpselt sama lugu on ju see Matteuse 5:20. Ta ütleb, kui teie õigus ei ole parem kui kirjatundjate variseride oma, kuidas te võite pääseda? Sest nad taotlesid tegude kaudu oma õigust olla, tublid olla, head. Aga, no, jah. Ma ei ütle vastu midagi, et isa ei vajaks sõnakuulelikke lapsi, muidugi vajab. Aga ma räägin, me teeme sellest oma pääste tee. Ja nüüd on ta täitsa metsas omadega.
ta ei tööta enam. Jaa. See on mööda. Tähendab, kui mina ei näe vereliini, mina sündisin isa identiteedis. Minul on isa DNA. Usute seda? Meil igalühel peaks olema oma isa poolt, kuidas öeldakse nagu, et mehest tuleb seeme ja naine kannab seda seemet ja toob esile siis selle vilja. On ju? See kõik on armastussuhte tuleb. On ju? Nii ka isa on meid sünnitanud. Mis siis, et maailm vaatab meid nagu mingid tonte või imesid siin maa peal, kust need pärit on? Mis juttu need räägivad? Oota, milles need elavad? Teate, nad elavadki taevases sfääris. See ongi meie elupaik ja meie koht ja meie olemine. Teate, siin vaata, kui huvitavalt ütleb, meie patud kandis ülesse oma ihuse ristipuule. Ma räägin, neid ei ole sulle ega mulle enam. Ära otsigi neid, sest kui sa hakkad neid otsima, siis sa liigud sisse lihatasandisse. See, mis ristil lõpetati, see on vale, see on pettus, see ei ole enam tõde. Tõde on see, mida Kristus tegi. See on uus leping. See on see Jumala armastus, miks ta sinna oma poja saadab. Ja ta ütleb nüüd, et meie olles surnud pattudele, saame elada nüüd õigusele. Elame õigusele. Õigus on see, et Jumal on mu sünnitanud sellisena, nagu ma nüüd olen. Ma ei saa sinna midagi juurde lisada, sealt midagi ära võtta. Küll on hea elu. Ma ei saa seda muuta. Ma ei saa seal mitte midagi parata või parandada või paikasid panna või ilustada ennast, ära värvida ennast. Või mida inimesed teevad, et nad ei ole endaga rahul. No ma ei tea, mida nad teevad. On ju? Ma ei tea. Okei, tehku teevad, mida teevad. On ju? Aga sa ei saa seda vaimset muuta, ma räägin. Välist sa võid teha. Teatri võid minna. Õppetükid võid selgeks õppida ja näidendid võid teha. Ja inimestele võid ka etendada väga head näidendid. Aga ühel päeval sa pead ikka tulema oma enda isiksusse tagasi. Teatris öeldakse ka, et kui nad on mingi õppetüki selgeks õppinud, kuskil kuulsin, ütlesid, et nädal aega nad pärast elavad selle inimese sees. Nagu sa oleksid see inimene. Nad peavad samastuma selle inimesega, saate aru? Aga kui meie nüüd oleme kristlased, saate aru, meis on Kristus. Ja nüüd meie samastume igal päeval katmatu palgega teda vaadeldes, samastume. Ja ma ütlen, me ei saa sealt välja, kui sa oled teda näinud. Ma ütlen, selles maailmas mitte üks asi ei paku enam pinget sulle. Otsingud kaovad ära selles maailmas. Mis kõike vahetatakse, on ju. Parem töökoht. Ma ei tea, vahel mõni vahetab oma naise või mehe, ütleb parem aastakäik või mis iganes. Autoid vahetatakse, asju vahetatakse. No kogu aeg vahetatakse. Aga mida see annab? Kuulge. Kristus on minu sisu. On ju? Kui maailmas inimene ei tea, kes ta on. Mees arvab, et ta on naine arvab võib-olla vahel, et ta on mees või mõni arvab kass ja mõni koer ja nii edasi, on ju. Kogu aeg nad arvavad. Aga teate, maailmas me ütleme, on see loomulik. Aga kui Jumala kogudus ei tea, kes nad on. Saate aru? Sealt algabki see, et maailm ei tea, kes nad on. Aga kõik asjad saavad alguse esmalt Jumala poegade kaudu, mis on istutatud minu sisse. Räägime seda välja, deklareerime sellele maale, kõneleme seda maad, kõnetame. Teate, me oleme elavad olendid ja kogu see maa on ka elav. Ma ei oska seda seletada, kuidas. Aga ometi siin on kõiges elu. Kõik ümbritsev omab elu. Iga sõna, mida me siia räägime praegu, teate, need sõnad jäävad siia. Ja sellepärast ütleb, kus kotta te iganes sisse lähete, kõigepealt öelge, rahu olgu sellele kojale. Mõelgem. Ja rahu jääb sinna ja ta ütleb, kui ei ole rahu lastet sinna jääda, ta ütleb, see rahu tuleb teie peale tagasi. On ju? Saate mõttest aru? See on Kristuse meie sees olev, tema rahu. Mida meie edastame. Meil ei ole anda asju, mis on minu asjad. Saate aru? Meie edastame Kristust. Ja niimoodi me saame rääkida päästet inimeste üle, kes on ahelates kinni kuskil ja nad ei saa aru, miks nad on kinni.
meie saame sõnade läbi vabastada neid ahelate alt, mis on räägitud negatiivseid sõnu nende üle, mis on vangistanud nemad pimeduse ahelatega ja on teinud lahti korraga. Saame aru, meile on antud see meelevald kinni siduda ja lahti päästa, aga see on suhe Kristusega. Halleluuja. Ja see, kellele tema on elu andnud, sa pead elama, ma räägin, sa ei saa olla teisiti, sest ükski asi ei rahulda sind enam siin elus. See teeb hullumeelseks, aga teate, kristlased peavad hullumeelsed natuke olema. Nad on ju taevased, nad ei ole maised, nad ei ole kinni selle kaduva küljes, nad vaatavad vaid ainult taevase esile tulemist, et nii nagu see taevas on, peab sündima siia. Sest kellegi teise läbi see ei sünni, kui see ei sünni meie, kes me oleme Jumalast sündinud rahvas, kelle kaudu see saab sündida. Nii et meile on antud see autoriteet välja kõneleda Jumala sõnu. Need ei ole tühjad paljad sõnad, armsad. Teate, vahel ma olen Jumala ees seisan ja vahel mõtled teatud mõtteid. Ja siis mõni... ma saan aru, vahel kristlased tulevad külla ja ütlevad, oi, teil on nii palju tühje toole, oi, kuidas need küll täis saaksid. Ma ei taha inimestele vastata, aga ma ütleks ausalt vastu, teate, mul pole sooja ega külma nendest tühjadest toolidest. Mind lummab ainult Kristus. Mitte arv, ja tema tõmbab. Ja see, mida tema paneb mind tegema, seda ma tahan teha, seda ma tahan nautida, sellega koos ma tahan olla, seda ma tahan emmata, sellega ma tahan lihtsalt olla tema kallistustes, sest ma tean, tema toob selle välja minust ja minu läbi ja minuga koos, mis on tema plaan ja tema tahe. Mina ei tee enam talle, vaid nüüd tema toimetab oma eesmärke minu sees. Sest meie oleme saanud ju kõik tema pühavaimu templiteks, armsad. Templis toimub teenistus. Teenistus kestab, kui kaua? Igavesti. 24/7, 365 päeva aastas. Teenistus ei lõpe. Isegi kui meie ihu lõpeb, teenistus käib edasi. Ja teate, kõik need õnnistuse sõnad, mida me oleme õhku siia ka näiteks siia konkreetselt Tallinnasse, pühasse Talle linna rääkinud, need sõnad jäävad siia üle. Kõigi nende pattude needuste, kus maailm on täna uskmatuse needuses kinni, kõige selle üle jäävad neid meelde tuletama. Halleluuja. Teate, milline autoriteedi meelevald on antud ühe poja kätte? Sa ei ole lihtsalt niisama, saa aru. Sinu elul on eesmärk. Sellel on halleluuja. Edasi ta ütleb, tema vermete varal te olete saanud terveks. Tema vermete varal. Tead, kui sa näed seda, ma ei ole mille läbi terve. Vaadake see seal teise Moosese, mis ta on seal 23, seal 25 ja seal 26 salmid, seal ta räägib sellest, kus ta ütleb. No ennem ta ütleb, mina Jehova olen teie tervendaja, on ju. See on vana lepingu aeg. Mina olen, ta ütleb. Mitte te ei saa terveks teie hea elu läbi, mida te nüüd elate ja püüate Jumalal elada ja mitte neid ebajumalaid teenida ja mitte nende rahvastega läbi käia ja selle läbi. Ta ütleb lihtsalt, mina olen teie tervendaja. Nüüd ta ütleb, kui nad läksid, ütleb, ühtki sigimatut ei ole teie maal. Ühtegi tõbist ega vigast ei ole teie maal. Kujutate ette, see on vana leping, ma tuletan meelde. Ta ütleb, mina õnnistan sind kõikjal, kuhu sa lähed. Kui vaenlased tulevad su vastu, siis nad pööravad sulle seia ja põgenevad. Ilma, et sina või mina midagi peaksime tegema. Saame aru, see on vana leping. Aga räägime uuest lepingust nüüd. Appikene. See katus sõidab pealt lihtsalt ära. Sest seal on Kristuse poolt kõik ära tehtud. Seal kutsuti nüüd esile, te peate, nagu see 5. Mooses 28 on ju, te peate nüüd olema sõnakuulelikud, alistuma, alluma, tegema, toimetama. Ja kui te seda ei tee, siis on need needused kohe kohal. Aga nüüd, mida tegi Kristus? Võttis kõik needused, võlad, süüd, patud, kõik enda peale. Appikene nüüd, kujuta ette, kus sa oled. Kas sa enam paremas kohas olla saad?
seal puuduvad need sõnad asjade kirjeldamiseks. Mida tema tegi? Tema vermete läbi sa oled terve. Nüüd söö, mida sa sööd. Või tee, mida sa teed. või looda, millele sa loodad. Ta lihtsalt ütleb, aga tema vermete läbi 2000 aastat tagasi juba sa oled terve. Vaat nüüd ma hakkan nägema siin sees midagi. Kas see ei ole huvitav? Nüüd ma hakkan tänama, Jeesus, ma tänan, et juba 2000 aastat tagasi sa tegid mu terveks. 2000 aastat tagasi sa juba võtsid mult patu ära. Nüüd alles mu silmad lähevad lahti ja ma näen nüüd seda, kuhu sa mind oled asetanud. Kas enam paremat kohta leidub? Armsad. Nüüd, mis on veel uues, kus nüüd isa on teinud oma poja Jeesuse Kristusega lepingu. Ütle, mis osa või punkt selles lepingus võiks mäda olla või mis ei tööta. See on absoluut ja täiuslik leping. Ta ütleb, esimene leping ei teinud mitte kedagi ei viinud mitte kedagi täiusesse. Mitte kedagi. Aga uues lepingus me sündisime täiusesse. No, ma ütlen ära minuga vaidle Jumalaga. Tema räägib seda. Saad mõttest aru? Jumal räägib elu täna sinu ja minu sisse. Meie vaid kanname elu ja vabastame elu. Ja me ei saa midagi muud. Ma räägin, see toidab, see on meile otse kui see manna. Et ma teen täna seda, mida ma näen oma isa tegevat. Ma saan toidetuks sellest. Mitte nii, et ma nägin nimesid, oi kui tore, nüüd ma olen nii rõõmus. Teate, see on hinge tasand. See ei ole üldse see. See peab voolama meie kaudu esile. Et ma näen oma isa. Teate, pääste on ju minu sisemise inimese uueks saamine. Täiesti uus olemine. See ei ole hea enesetunne, teate täna. Teate see, no ütleme näiteks, vaadake neid, mõne pildid on lihtsalt sellest. Vaadake see Laurentius, kes oli Rooma seal koguduses oli diakon. Vaadake, kui teda võeti kinni ja pandi sellele ratta peale ja nii-öelda taheti hakata küpsetama teda seal. Tehti lõkke ja siis ühel hetkel ta ütleb, et kuule, nüüd üks külg on mul täiesti ära küpsenud, pöörake nüüd teine külg tahab ka küpsetamist saada. Ma ei tea, mida need roomlased mõtlesid. Ta ei tunne valu, tal ei ole mingit piina, ta ei tunne mitte midagi. Veel naerab selle üle. Saad aru? Ma ütlen, et mitte igaühega ei juhtu niimoodi. Aga kui sa nüüd ajaloost tead neid momente, või nagu seal Hiinas võeti kinni üks missionäär ja viidi ühte mäe otsa ja öeldi, nüüd me raiume su pea maha. Ja siis see missionäär hakkab laginal selle peale naerma. Kommunistid küsivad, mis sul lahti on, mis viga on? Ta ütleb, teate, ma juba näen, kuidas mu pea veereb mäe otsast alla. Nii huvitav vaatepilt on. Kommunistid ütles, et see on täitsa hull, laske tal minna. Seda ei saa toimetada temaga. No, saate aru, need on asjad, mis ei ole nagu läbi mõeldud. Need sünnivad Jumalaga koos olemises. Sa oled üks olemises tema endaga. Vaata, on ju Stefanuse olukorras, sa näed. Ta näeb korraga taevad avatud olevat Jumala poja seisvad selle isa paremal käel. Kusjuures ta on ju seal igavesti istunud sinna. Ta on lõpetanud oma töö, ta on istunud selles mõistes. Aga nüüd ta seisab korraga seal isa paremal käel. Milline auavaldus märtrile. Ei ole kuulda, et ta tundis mingit valu või midagi oleks tundnud seal. Teate, need on üleloomulikud asjad, mida Jumal teeb inimesega. Saad aru? Või Paulus, ta oli 5 korda saanud ühe hoobi vähem kui 40. Küsime, 40 ei tohtinud anda, siis inimene oli surnud. Saate aru? See on midagi, ta on nagu müstiline. Aga ta ei kurda ühega oma haava üle. Ta nagu polekski neid. Neid me võib-olla ei pane tähele. Paulus, Siilas, Rooma vanglas, on ju, kiidavad issandat. Ahelais, jalad pakus, käed rauus, kõik niimoodi. No kuule, ei ole kuigi mugav. Seal ma ei tea, mis rottide, sitikate, satikate keskel olla. See ei ole, teate, kuurart, kus nad olid istusid.
Nemad ülistavad seal Jumalat. Ütleme, kuule, kui taevas on su sees, kuidas sa saad varjata seda, mis on su sees? See tahab ju välja tulla. See elu tahab vabaneda välja, et see elu saaks omale, nüüd kuidas ütleme, käed, jalad, liikumise, ihu, olemise. Ja see on kogu Kristus. Minu olemine, minu elu, minu tegemine, minu toimetamine. Nii et see on, teate, halleluuja. Ma tean, kord keegi küsis minu käest ka, et kui sind pannakse püssitoru ette, mida sa teeksid? Praegu sa räägid küll Jeesusest siin linna vahel. Ma olin linna vahel, kuulutasime seal. Üks noormees küsis minu käest. Ma ütlesin ka talle, nagu refleksist tuli mu seest. Ai, ma sellepärast üldse ei muretse. Sul esiteks ei ole püssi, et mind maha lasta, aga kui see püss sul ka oleks. Tead, ma praegu sulle ei vasta, aga ma teen siis seda täpselt, mida ma seal teen. Aga ma tean, ma ikkagi ütlen, ma loodan issandale. Nii ongi, jah. Mul ei ole muud olemist ega elu. Mul on ikka tema elu. Ja selgi hetkel ma tean, tema hoolitseb minu eest. Ta on isa. Jah, seal me kuuleme neid lugusid vahel, kuidas, kes see tüdruk oligi seal, ma ei tea, kus maal mäletagi enam, viidi maha laskmisele ja kujutate ette, lasti, vintpüssiga lasti kuul. Kuul läks läbi särgi ja see tüdruk võtab põuest selle vintpüssi kuuli, palun, võtke tagasi see. Ei läinud läbi. Saate aru? Kõik on hämmingus. Mida? Särgist läheb läbi ja ihusse ei lähe. Teate, need on sellised asjad, mis on, ütleme, ajud ära või mis toimub. Teate, see ei ole enam piirjooni. Aga ma räägin, me elame elava Jumalaga. Kui Jumal on näinud sul ühed elupäevad ja ta on rääkinud sulle, mis iganes nagu Paulusel olid need külastused, kus ta pidi läbi minema, siis mitte üks asi ei võta teda rajalt maha. Ei saa võtta, teate. Isegi vangla tuleb tee peale. Ei tähenda, Jumala sõna ei ole aheldatud. Ikka ta deklareeris Jumala sõna. Saad aru, see teeb meid nagu hullumeelseks selle usu pärast. See ei ole sinu, aga minu usk, see on tema usk. Aga see on ka nüüd sinu ja minu usk, saad aru. Aga kõigepealt see anti temalt meisse, et me usume. Ja kui küsid, aga miks sa usud? Mina näiteks ei tea, miks ma usun. Ma tean seda, et tema usub minusse. Mina usun temasse. Saad aru? Lihtsalt ta pani selle usu päästes minu sisse ja sellepärast ma usun. Ma olen sõltuv temast. Nii et ma ei võta midagi siin endale. Minul ei kuulu siin mitte midagi. Kõik on tema. Kõik on tema sinus. Kõik on tema minus. Ja kujutame ette, nüüd me saame üksteist respekteerida Kristuse pärast kui valiku pärast, mida Jumal on langetanud sinu ja minu üle. Me saame anda Jumalale austust üksteise eest. Me ei saa ühegi üle avaldada kohtuotsust hukkamõistuks või õigeks mõistuks. Mitte kumbki ei tööta enam. Töötab vaid Jumala otsus. Kas pole huvitav maailm, kus me elame? Ja sellega peaks küsima, aga millega meie kristlased tegeleme? Mis pattu sa jälle tegid? Aga pattu pole enam. Mis pattu? Kuidas? Teate, see on niisugune huvitav maailm. Ma võtan lahti korra siin selle teise Korintuse, see 5.21. Siin ütleb niimoodi, ta on teinud patuks meie asemel, panete tähele, meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et me saaksime Jumala õiguseks tema sees. Et me saaksime, või ütleme, et me võime täna olla tema õigus maa peal. Mis asi on tema õigus? Õigus on see, kus pattu ei ole. See saab olla õigus. Jeesuses pattu ei olnud. Ta oligi Jumala õigus. Ja sellepärast ta viibki Golgata ristile kõik, mis täna kinni sidus meid, sind ja mind. Ja ta ütleb, meie asemel, meie pidime seal olema. Aga tema oli seal. Nüüd meie ei pea seal enam olema. Nüüd meie elame tema elus. Tema võttis meie surma piltlikult enda kanda, et surm enam meisse kunagi ei puutuks. Mõelgem vaid, kas vahetuskaup ei ole hea uues lepingus? Vanas ei olnud seda, aga uues on see. Kõigeks, kelleks tema sai ta sinule ja minule elu õnnistuseks.
kuule, mille ees ma pean värisema või kartma või hirmu tundma või kes võiks lahutada meid Jumalast? Kes? Mitte keegi. Ei, ta ütleb, ei tulevased, minevad, olevad, eilne ega homne, mitte miski ei saa lahutada. Suured, vägevad, mida ta seal nimetab, kõik ära. Ei ole võimalik enam lahutada. Jah, kõrgus ja sügavus ka. No ei saa lahutada. Ei ole võimalik lahutada. Kui ta siin ütleb selles, ja ma loeksin veel Rooma selle 4. peatüki viimase salmi, on öeldud jälle, kes loovutati, see on Jeesus Kristus, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati ülesse meie õigeks saamise pärast. Nüüd näe kohta, mis kuulus kunagi sulle ja mulle, aga enam see ei kuulu. Keegi meie eest võttis selle enda kanda armastusest sinu ja minu vastu. Ma ei räägi sellest, mis mina või sina väärt olime. Sellest ei ole mõtet vaielda temaga. Ta ütles, ma olen arvestanud sind väärt olevat. Ja sellepärast ta mind päästis. Ma võin talle kurta kogu oma mineviku paturegistri ja rääkida, kui mööda ma olen tegelikkusest. Ta ütleb, see ei tähenda enam, see on lõpetatud. Nüüd on küsimus, usud sina, et Jeesus Kristus on issand? Halleluuja. Kõik vana on läinud, kõik on lõpetatud, kõik on viidud ristipuule. Üles on tõusnud uus inimene. Tunnetama Jumalat, oma loojat selle kuju kohaselt. Kes on tema ja kes olen mina. Nii et ma ei saa siin rääkida üldse enam, et midagi on loomulikku, teate, siin maailmas. No meile kristlastele peaks kõik loomulik olema, aga kasutatakse sõna nagu üleloomulik. Aga see on meile ju loomulik. See on meie elu osa. Sest tema on ju nüüd meis. Kõik on üleloomulik. Mina räägi kuskil tänaval ühele inimesele, tead, et Jumal elab minu sees. Vaata, mis moodi ta silmad hakkavad pöörlema ja millest sa räägid, oota, mis see on, oota, mida sa öelda tahad, oota, ta ei saa mitte midagi aru. Ma tahan rääkida, et me oleme keegi, üks selle kogu loodu vaatlusime. Et Jumal on ise asunud elama meisse ja ma tegutsen temas oleva väega. Selle õigsusega, kes Jumal ise on. Mul ei ole õigsust lahus temast. Nii õige kui on tema, nii õige olen mina ja nii õige oled sina. See on pääste tulem uues lepingus. See on vaimu suhe, vaimu osadus, vaimu elu, vaimus toimimine, vaimu liikumine. Ta on elu vaimus, selles elu vaimu seaduse all. Patu ja surma seadus on lõpetatud, käsukorraldus on lõpetatud, kõik segud on jäänud vanasse maailma. Sa ei saa uuest ja vanast midagi kokku klapitada. See ei tööta. Selle kohta öeldi üks asi. Kihuta välja kõik segud. Leigus. See on jälle soe ja külm koos. Kihuta välja. Meil on, kas me oleme külmad või oleme kuumad. Aga tema on kuum. Sul ei ole palju valikut. Meie põleme tema tules, armsad. Kui selle tule, mida ta on põlema pannud, ta ütleb, seda tuld ma olen tulnud viskama. Ma tahaksin, et kogu maa on süttinud selles tules. Kui sa näed seda tuld, sa ei saa olla mitte tuli. Mõnele ta räägib võib-olla elavast jõest, kus sees sa liigud. Sa ei saa olla mitte see elav. Sa oled elav, sest kui sa näed, siis sa seda oled. Need on vägevad asjad. Sellepärast ma tean, kui ta mulle on rääkinud suht palju sellest palvest ja sellest deklaratsioonist ja sellest liikumisest, siis ma saan ise ka aru, ma kuskil, ütleme niimoodi, teenistusel ka räägin kuskil, ütleme niimoodi, ma ennast vaatan kõrvalt nagu sellisena, et räägid midagi ja ma nagu hakkan deklareerima, siis ma mõtlen, oota, mida ma teen, aga no mida inimesed mõtlevad, aga mida nad arvavad? Aga mõtlen, mis minu asi on. Tähendab, ma teen seda vaimutunnetusega oma sees. Aga vahel on mulje, et oota, kas keegi saab järge pidada või kus saab aru, kus ma olen, kus tunnetuses ma nüüd liigun. Aga see pole tegelikult minu asi. Saad aru, asjad on vaimust. Nii nagu ta mulle ütleski. Sina kuuluta vaimule, punkt.
ma ei vaata inimeste peale, ma tahan seda ikka korrata, sest ikka pilk on ju, inimesed on igal pool ja siis sa pead ikka ütlema, aga ma ei vaata inimeste peale, aga ma ei arvesta inimestega. Arvaku nad oma arvamusi, mina tahan arvata Jumal sinu arvamust. Et kogu maad peab katma Jumala au tundmine. Sa ei saa mujal olla kui selles, mis on tema oma. Ja sõna, mille ta on sinu ja minu sisse pannud, sa ei saa elada ilma selleta. Ma räägin, seal ei ole rahu. Ja kui ma ütlen, et see nagu seal paadis olleski, mis on see rahu, et kui jüngrid oleksid võinud ka tunnetada, et neid ei huvita enam torm väljas, siis oleks pidanud nende sees olema Kristuse lõpetatud töö nägemus. Seda nimetatakse lihtsalt Jumala arm ehk uus leping. Nimeta, kuidas sa asju nimetad. Aga korraga sa näed, sa oledki see, keda tema ütleb sind olevat. Ja kõikide meeled ja keeled olgu vait. Ei lähe enam mulle mitte midagi korda. Minu isa ütles mulle. Minu isa on seda mulle rääkinud. No rääkigu siis teised mida tahes. Mitte miski enam ei huvita. Ma olen tema oma. Halleluuja. Nii et teda Jeesus äratati ülesse meie õigeks saamise pärast. Loovutati meie üleastumiste pärast. Ristile. Tema läks ja kannatas. Kiitus Jumalale, ma ütleks nüüd tagant järgi. Kõike, mida ma näen, mida Kristus tegi, ma ütlen lihtsalt kiitus Jumalale. Sest see oleks pidanud olema minu osa. Aga tema tegi seda. Ja nüüd mina vaatan ja nüüd mina ütlen halleluuja. Sa said sellega hakkama, millega ükski inimene ei saanud hakkama. Ja mõtle nüüd ise, mis oli see potentsiaal, mida mina oleksin pidanud tegema. Kujuta ette, ma mõtlen kogu selles patus ja jamas, kus Aadam oli langenud, see seeme oli rikutud, sest see ei olnud tegemist ainult, kuule paranda oma mõtted. Siin ei ole ainult parandusega tegu. Siin oli vaja uueks luua kõik. Ja meel oli parandada tarvis. Aga sinu sisu pidi saama uueks. Nüüd mõtle, mida mina oleks saanud teha. Aga ma ei saanud ju hakkama millegiga. Ta ütleb ju, mitte ühte õiget ei olnud ju. Mitte ühtki ei ole leidunud. Ometi mõnede kohta ütleb küll, et nad olid Jumalas nagu õiged. Aga see ei olnud see õigus. Saate aru? See ei olnud see õigus, millest rääkis Jumal. Ta rääkis sisemisest õigusest. Et ma olen nii õige, kui üldse õige olla saab. Sest ma elan tema tehtu baasil. Ja tema sai teha seda, mida mina ei saanud teha. Millega mina hakkama ei saanud, sai tema hakkama. Ja nüüd, millega tema hakkama sai, on minu hakkama saamine. Näed sa seda? See on nagu matemaatiline valem. Näe seda, sest nüüd kogu taevas selle läbi hakkab voolama läbi minu ja sinu sellele maale, et kogu seda maad katab tema au tundmine. Teate, seda ei ole võimalik ära õppida. See sünnib suhtes, kellesse ma olen sündinud, sest siin on kõik nüüd uus. Ja iga temaga, mida Jumal annab ka neid kogemusi, teate, kõik on uued, kõik on vägevad. Halleluuja. Ma võtaksin lahti siin, teate, mõne sellise kirjakoha, näiteks Sefania raamatust siin lihtsalt, halleluuja, loeksin siin, nagu siin ta ütleb, hõiska Sioni tütar, hüüa Iisrael. Ma ei tea, kas sa oled vahel kogenud, ma tahaks karjuda oma sees. Ma olen vahel autoga sõidan, siis ma kisendan, nagu karjun täiest körist või keeltes palvetan. Panen nii palju, kui häält on, kähiseb juba, tead, niimoodi. Tead, vahel nagu mõtled, oled ma hull, tead, kui keegi kuuleb või vaatab. Tead, see vahel on mingi hüüd on su sees, oled sa aru saanud? See ei aita nii, et ma ütlen vaikselt selle välja. See tahab tulla välja nagu üks suke tormata kuskile nagu kaugustesse või niimoodi. Ja sa pead selle välja hüüdma. Ta ütleb siin nagu, et see hüüa Iisrael. See on nagu, noh, saad aru, hõiska Sioni tütar, esiteks, noh. Sul peab olema rõõm temast on ju. Su platstarm, hõiskab, hüüa Iisrael, rõõmusta ja rõkata kogu südamest. Oled sa kogenud seda? Need on üks hetked, kus Jumal tormab välja just kui su seest.
Jeruusalemma tütar, issand on võtnud tagasi kohtuotsuse sinu kohta. Ta on pööranud ära su vaenlase. Kuule, kas see ei pane rõõmust rõkatama? Või ütled sa, oi aitäh, et sa seda tegid. Teate, seal on emotsioonid, seal on kõik laes. Sa teed täiega, kõigega, mis sul on. Ta on pööranud ära su vaenlased. Issand, Iisraeli kuningas on su keskel. Enam pole sul vaja näha õnnetust. Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale, ära karda Sion, ärgu lõtvugu su käed. Issand, sinu Jumal on su keskel kangelane, kes aitab. Mis need vaenlased enam teate? Mis tähelepanu need vaenlased on? Küsimus, kas Issand on meie keskel? Kõigepealt alistume temale, siis seisame vastu. Mitte vastupidi, kukume vastu seisma vaenlasele. Vaatame, kas Issand ka kuskil sinna. Kuulge, need asjad ei tööta niimoodi. On ju? Kõigepealt oled see, kes sina temas oled. See on oluline. Ja siis ta ütleb, ta rõõmustab sinu pärast väga. Ta uuendab oma armastust sinuga. Ta tunneb hõisates sinust rõõmu. Aga kuidas sina temast rõõmu tunned? Olge viisakad, olge rahulikud, tehke kõike rahulikud, vaikselt. Küll Jumal kuule. Olete kuulnud neid sõnu? Aga sa elad taevas. Kuidas sa saad vaiki olla, ma tahaks teada. Sa näed, maitsed, koged, tunned teda nii lähedal. Ja siis vaikust. Ma tean, üks õde kunagi ütles, üks vahva, kui talt küsiti, et kui see nagu prohvetlik vaim tuleb ta peale, et siis ta hääl nagu muutub. Ta läheb nagu väga selliseks teravaks ja niisuguseks tugevaks. Ja siis küsiti ta käest, et kas ta nagu, ma ei tea, kus see oli seal TV7 või kus ma seda kuulasin teda. Seal siis ta ütles niimoodi, et aga ma ütlen sulle ka, pista oma käed sinna elektrivõrku. Proovi, mis seal on. Ja siis ma ütlen sulle ka, ole rahulik. Ei, see ei vaja karjumist. Ole väga rahulik. Vaata, inimene, kes ei ole Jumala väge tajunud ja tunnetanud, nad võivad igasugust asju rääkida. Aga kui sa lähed selle Jumala laengu alla, tead, seal on emotsioonid on laes. Sa lendad selles. Ma ütlen, igast librikast on saanud kottelend. Lihtsalt seal see sünnib. Kuidas, mina ka ei tea, kuidas. Sest issanda lähedal olus, sa lihtsalt lendad koos temaga. Ta tõstab kõik õhku. Kogu talle linna tõstab õhku. Seal ei saa keegi jääda endiseks. Jumala lähedalolu tunnetus tuleb nii tugevalt inimeste peale, kes saab olla enam endine. Nad kõik hüüavad tema nime. Ja kõik toimivad selle nimega koos. Sest ta ütleb oma nime pärast, juhin ma sind oma õiguste rööpasse. Tema teeb oma tööd oma nime pärast. Mitte meie tubliduse pärast, on ju, mida meie talle oleksime teinud. Vaid sellega, et tema on ennast avalikustanud. Sest kogu au peab minema tagasi temale. Tema on seda väärt, teate. Halleluuja. Need on nii, ma ütleks, nii head uudised. Teate, samas sa loed seda seal, kas oli prohvet Hagai raamatus, kui nad nägid, kuidas Jehova kojale seal pandi see alus alla ja kuidas siis oli seal seda hõiske hääled, kuidas need tõusid, kui nad nägid seda, et Jehova koda oli korraga saanud tagasi selle staatuse, milleks oli ta määratud. Teate, ma ütlen, kas sa saad sel päeval vaiki olla? Kui sa näed issandat, kes on sinu elu issand enda sees toimimas. Kas sa saad vait olla siis? Ma saan aru, kõik ütlevad, vaiki, võta vaiksemalt. On ju? Ega seal tormi keskel ka, kui Jeesusega olid jüngrid paadis, ega nad ka ei saanud vaiki olla. Nad olid hirmu pärast küll. Aga emotsioonid tulevad välja sinu ja minu seest. Aga kui see Kristuse lõpetatud töö nägemus on minu sees, saame aru, see nüüd on rahu, kus sa oled nagu ookeani põhjas, ükskõik kui suured oled, on ülal ookeani lained. Su sisemuses on rahu. Ja see rahu võtab üle ka sinu meele, kogu sinu ihu, ta võtab lihtsalt üle. Ma ei tea, kuidas. Sest see on suurem, kes elab sinu sees, kui ükskõik mis mõju ulatuks ka väljapoolt sinu nii. Halleluuja. Teate, me räägime Jumalast, kes on elav. See ei ole religioon, mida inimesed järgivad. Et selle najal siis olla tubli inimene.
meil on tema vaatlus. Ja kui me kokku tuleme, millest me räägime? Jah, no ma ei tea, mõned tulevad ilmast rääkima ja olust rääkima, sellest ja teisest. Kuule, sellel ei ole väärtust. Ainult minu isa on väärtus. Isa tõttu ma olengi nüüd see, kes ma olen. Lapsed räägivad oma isast. Lapsed räägivad täpselt. Millest neil muust rääkida on, kui ikka oma isast. Ja sellepärast see, kui ma ütleks ka, et kui vana lepingu ajal oli see juba nii äge, kui näiteks ei olnud ühtegi tõbist, vigast, haiget, halvatut, mitte kedagi. Vaata, ärge vaadake neid filme, ma ütleks, või noh, võite vaadata, aga noh, need on petlikud. Vaadake, filmides näitab ka nagu 10 käsuga. Mäletate, see oli vahva film kunagi, tohutud massistseenid ja vägev film. Kuidas rahvas tuleb Egiptusest välja, kuidas nad tassivad seal neid halvatuid. On ju, mitme inimese vahel õlgade peal on mingid vanurid ja halvatud. Teate, see on jama. Mitte üht ei olnud nende keskel sellist. Aga filmi on väga raske võib-olla sisse panna neid asju. No film filmiks, seal tehakse asju järgi. Aga loe sõna ja vaata. Kui isegi nende riided, on ju, nende jalanõud kasvavad koos nendega. Sest seal ei olnud töökodasid nende riietega jalanõude valmistamiseks. Saate aru, kas ei ole väge? See on vana leping. Ja nüüd, kui me elame uues, kuulge, nüüd ei ole mitte natukene parem. Nüüd on kõik kõige parem. Nüüd on sul isa. Nüüd on sul tema, kelle kaudu sa elad ja oled see, keda nüüd tema ütleb. On asi nii. Ja see need sõnad ei kuulu enam. Okei, komisjoni ette minemist või ma ei tea. Kedagi peab otsustama selle üle, noh, kas see on nii või ei ole naa. Seal ei ole midagi otsustada. Tead, kui Jumal on öelnud, sa lähed läbi kõigest. Sa tead, et Jumal on rääkinud. Ma ei tea, see on vahel. Noh, ma saan aru, me inimestena anname siin igasuguseid katseaegu ja vaatame, kas ta ikka sobitub meie keskele või kuidas temaga on lood või nii ja naa. Teate, see ei ole enam see. See ei ole enam see. Siin, vaata, kui ta siin, kus see raamat, siin ta ütleb ühes kohas selle kohta, et ma ei mäletagi enam, mis prohveti raamatus see oli, kus ta loetleb seda, et kas see oli ei, ma vist ei leiagi praegu siin. Ühe raamatu lõpus ta ütleb, ma toon peast selle esile võib-olla. Vaata, siin ta ütlebki, et kui sa näed kõike seda sündimas, kuidas ta räägib seal, et kui näiteks sul need pudulojused kaovad sul tarast, kui maapind ei anna enam sul seda saaki, kui kõik asi nagu äpardubki sul. Mäletate seda? Üks väikese prohveti seal, jah, viimased salmid, ta ütleb seda. Ja siis ta ütleb, et ka selgi korral ma loodan üksnes tema peale. On ju, kõik on tema käes. Ei tähenda see, et kas mul on hästi, on mul halvasti, on ju. Küsimus on temas. Saad aru? Enne Taanile peaks olema. Ei, see oli minu mõte peale. Jah. See oli just selle lõpus, ühe väikese prohveti raamatu lõpus, ei ole. See on kuskil siin Hoosia ja Sakaria vahel kuskil peab see olema. No olgu see selleks. Aga see mõte on just see, selgi korral ma loodan tema peale. Sest kui ta on mulle kõigeks muuks, siis ta on ka selles hetkes, kui asjad ei lähe nii, nagu mina tahan ja soovin, on tema ikka seesama, kes ei muutu. Ükskõik, kuidas olukorrad minu elu pealt üle käivad, tema ei muuda värvi. Tema on läbi ajastute see sama Jumal aegade algusest aegade lõpuni, kes kunagi ei ole midagi muud kui ainult see, kes tema on olnud, kes tema on ja kelleks tema ikka jääb. Nii et mitte üks asi ei saa muuta seda kurssi. Halleluuja. Halleluuja. Siin on see, nüüd ma leidsin Habakuki lõpus. See 3.17. Ma loen korra võib-olla selle ära. Kuigi viigipuu ei õitse ja viinapuul ei ole vilja, õlisaak äpardub ja põllud ei anna toidust,
lambad ja kitsed kaovad tarast ja veiseid pole karjaaedades. Ometi rõõmustan mina issandas, hõiskan oma pääste Jumalas. Panete tähele? Ma hõiskan oma pääste Jumalas. Kõik asjad on teistpidi just. Issand Jumal on minu jõud. Tema teeb mu jalad ema-irve jalgade sarnaseks ja paneb mind käima kõrgustikel. Halleluuja. Mind ei saa muuta see, mis see väline olukord, vaid ma rõõmustan oma Jumalas. Ja teate, ma soovin seda meile kõigile. Lihtsalt liigume oma issandas. Teate, meie oleme temas, tema on meis. Enam lähedasemaks me temaga saada ei saa. Mida selleks üldse teha? Ei saagi teha. No, mida sa ikka teed? Kiida issanda. Ta juba sünnitas sind selleks, kes sa oled. Lihtsalt tee silmad lahti, ütle. O issand, kui hea on tulla jälle sinu õuedesse ja kiita sind, ülistada sind, anda sulle kogu tänu, sest sa oled väärt, sa oled väärt, sa oled väärt. Ja ei tähenda, kui palju on neid pudulojuseid tarast kadunud või mis olukorrad on ümberringi sündinud. Ma lihtsalt ülistan oma pääste Jumalat. Sest ma nüüd olen ju see, kes tema on. Nüüd millise pärandi ta on valmis pannud, ongi minu pärand ja sinu pärand. Küsime, millest meil veel puudus on, kuulge? Nägemisest. Kui õnnistatud kohta me oleme asetatud, et võiks tulla, ta ütleb, pühade telkidest kostub hõiskamist. Sa ei saa mitte hõisata, olles tema püha, teades, kes sa oled. Halleluuja. Teate, Jumalal on kõik asjad nii hästi. Parim enam olla ei saa. Jah, meenuta, vaata, kui sa hakkad deklareerima tema sõna, meenuta, sõnas on vägi. On ju, veres on vägi. Tema nimes on vägi. See kõik on tema. Meenuta seda. Miski ei ole sina. Ja sa vabastad teda esile. Ja kui tema esile tuleb, siis tuleb see esile, mis tuleb, mida tema teeb. Ära muretse ainult sa. Mina ei pea ka muretsema. Ma olen öelnud, issand, ma olen lakanud muretsemast. Mind ei huvita, mida inimesed ütlevad. Ainult sina oled minu huvi. Ja see tundub natuke hullumeelne oled vist tema järgi, aga ei, veel hullem peaks olema siin. Jeesus ka ei mõistetud ju. Ei muidugi. Käsi käis nagu Jeesusel käib tema järgi. Kui ta ütles, et ta on poeg. Jah. Nii et noh, see nagu ta Samaaria naisele ütles ka ju seal, et kui Samaaria naine ütleb, mina tean, et kui Messia tuleb, siis ta ütleb meile kõik. Ja siis, kui Jeesus vastas talle, aga mina, kes ma sinuga räägin, olengi see. See on ikka, ma mõtlesin, et nagu nuiaga pähe. Mida? Ja ongi see, kes ütles mulle kõik. Ta algul arvas, et ta on prohvet, on ju. Ja ta ütleb, mina, kes ma sinuga räägin, olengi see. No võtab ikka sõnatuks küll ikka. Ja tema ongi Messia. Täiesti ikka jaamatav. Halleluuja. Tead, seda häält temalt kuuldes ikka võtab oimetuks küll. Mis sa kostad seal? Kõik esiisad ootavad ja keegi pole leidnud ja nüüd üks mingi naine kuskil kaevu ääres ja see leiab korraga selle. Ikka no ma ei tea. Ta läks linnale kuulutama. Kogu linn, muidugi ta läks tervele linnale teatas. Ja linnarahvas ütles ka, nüüd me ei usu enam mitte sinu sõnade pärast, nüüd me oleme ise kogenud seda. Nad said ise Messiaga kokku. Teate, see kokku saamine on elu muutus. See on väeline pööre. Pööratakse kõik asjad õigesse asendisse. Halleluja. Nii et täname Jumalat ka selle eesõiguse eest. Me oleme tema osalised armsad. Ära palveta, et sa sinna jõuaksid. Noh, pole ka vale palvetada. Ära võtta sõnadest. Jumal riik pole enam sõna. Püüa tänada, kus sa oled, kes sa oled, kelleks Jumal on see teinud. Sest midagi enam ei saa juhtuda selles, mida ta poleks ära teinud. Ta on kõik ära teinud. Meie ainult teeme avastuse nüüd. Ja küsime, kas see on võimalik. Lihtsalt, kas see on võimalik. Kõik on võimalik, kes usub. Kõik, mida Jeesus sooritas, tegite seda minu ja sinuga. Kui õnnelik rahvas me täna peame olema. Ma ei ütle, et sa pead. See küll sõna peab ei kuulu sinna sisse. Aga sa oled, sest sa näed. Halleluja. Isa, me täname rõõmu eest. Me täname selle õigsuse eest. Me täname rahu eest.
me täname, see on sinu riik ja sinu õigus. Mida sa iganes oled välja oma huulilt toonud, sa ei võta ühtki seda tagasi. Ja kõik, mida sa oled rääkinud oma poegade ellu, mida sa oled siia sisse pannud, Jeesus, tahame meie olla vabastada seda elu. Sa Jeesus ütlesid, ma olen tulnud tooma, et elu oleks teil ülikülluses. Mitte natukene, vaid ülirohkuses. See on nagu see ülevõlli arm, mida ei ole võimalik nagu sõnastada. Aga see on midagi, Jumal, mida sa räägid meiega. See armu tõde, see imeline arm, taevast alla astunud meie sisemusse, täitnud meie sisemuse. Ja meie tahame olla nüüd selle tõe kuulutus, Kristus, kes sina meis oled ja mida sina oled tulnud siia maailma nüüd korda saatma ja tegema. Tahame meie olla sinu tegude tunnistajad, selle tõe vabastajad. Sina oled ja meie oleme. Sina tegutsed ja meie tegutseme. Sina oled andnud sõna ja meie vabastame. Ja meie toome selle esile, et ei ole enam pimedat. Ei ole enam nii-öelda neid sante või neid halvatuid. Nad võivad käia. Nad võivad näha oma silmadega. Nad ei ole enam kurdid. Nad kuulevad, Kristus, sinu sõnumit, mida sina räägid. Mitte enam inimhäält, vaid sinu häält. Jumal, kes sa oled kõnelemas, kes sa oled pööramas kõike seda, mis on pea peal, tagasi jalgade peale, tagasi sellesse staatusesse. Jumal, kuidas sina oled loonud ja kuidas sina täidad seda maad täna. Jumal, oma parimaga välja tuues iseendast, et täites meid, igat oma last. Jumal, me tahame õnnistada sinu kogudust siin Eestimaal. Las see liikuda ühest maa äärest teise. Las need riigipiirid olla pühad ja õiglased ja tõelised, nii nagu oled sina sellel maal. Sest sina oled selle maa kaitse ja iga inimene, kes siin maal elab, las ta kogeda Jumal su lähedalolu, sest sinu lähedalolus ei saa keegi enam jääda endiseks, vaid kõik muudetakse sinu kuju, ilu, näo, teo, tõe sarnasuseks. Kristus, sest selleks sa ilmusid, et kõik omaks sinu tegu, Jumal, sest sa sündisid meid oma tegude esile tulemiseks, nii nagu sa ütlesid juba maailma rajamisest peale. Jeesus, me nii armastame sind. Jeesus, me tahame kogu see maa, kõik seda maad, nii atmosfääri, kõike seda katab sinu au tundmine, nagu sa oled loonud oma silmaterad, kes kõnnivad sellel maal, ükskõik mis rahvusest nad siin ka oleksid. Jumal, pääste nende igaühe jaoks, et mitte keegi ei jää ilma selle armuta. Kristus, kes oled sina, elu andvaks vaimuks igale ühele, kes su nime nimetab, et kõik on seal uueks saanud ja sinu templiteenistus iga inimlapse sees, kelle sa siia oled sünnitanud maamuna peale. Jeesus, me täname ja me tahame õnnistada ka täna neid, kes veel ka võib-olla kuulevad, vaatavad täna. Jeesus, me tahame ka nende eludesse rääkida, kui sa täna kuuled, siis Jeesus, me praegu sinu nimes räägime nende inimeste üle, et sa tunnista ja ütle välja need sõnad. Jeesus, ma võtan vastu sind oma südamesse. Muuda kogu minu minevik, mis on olnud ja toimunud. Ja ma tänan, et selle risti lõpetatud töö läbi ma olen sinu armastatu, vastuvõetu. Ja ma tänan nüüdsest peale, kõik on saanud uueks. Absoluutselt kõik on uus sellel hetkel, kui sa oled välja öelnud need sõnad. On see sõna saanud tõeks ja teoks sinu sees. Tänu sulle, Jeesus, selle kuulmise eest ja vastuse eest nende inimeste eludesse. Tänu sulle, Jeesus, sinu väelises nimes. Me täname selle õnnistatu sooja põlvkonna eest. Tänu sulle. Aamen. Aamen.